Nii, head inimesed, nagu te näete, on jälle samasugused näod ekraanil ja me mõtlesime, et me ei ole veel lõpetanud siin. Aega on, teeme veel. Aega on, jah. Ja siis vaatame, me isegi käisime kuskil, kinnitasime keha ja siis läks meil jutt igasuguste asjade peale veel. Aga praegu ma ütlesin sellele vend Egonile seda, et vaata kui huvitav, kui me vaatame seda nagu neid riigikordasid, mis maailmas on, eks ole. Ja kui me vaatame seda, kuidas on Ameerikas ja kuidas meil siin Euroopas on, need on erinevad. Ütleme, kultuurid on erinevad. Aga see, kuidas on riigi ülesehitus, on ka suht erinev ja kui me nüüd vaatame algselt näiteks seda, kuidas Ameerika riik või Ameerika konstitutsioon üles ehitati, eks ole. Et ma ütlesin sulle seda, et huvitav, et see kuidagi moodi vedas välja. Selles mõttes, et kui nüüd vaadata, kui sama liin oleks läinud edasi, siis Ameerika oleks täielikult ära lõhutud. Ütleme see praegune. Kui demokraadid Harris oleks võitnud, on ju? Jah, näiteks. Siis, vaata isegi huvitav, seal oli üks koduleht oli, et kristlased Harrise toetuseks või mingi siuke asi oli. Et oli isegi selliseid kristlasi, kes toetasid teda, samal ajal, kui tema näiteks, eks ole, mingi kampaania ajal tõi sinna mingi abordibussi ja tehti seal mitukümmend aborti. Jah, ma olen ka lugenud. On ju, et tema nagu kampaania ajal. Aga õnneks nagu Ameerikas nähtavasti oli säininud mingisugune terve mõistus. Vaata, sa enne siin ütlesid, mis see sõna oli, mille nad alguses nagu paika panid? Ma ei tea, see on nagu, neil on selline asi nagu amendments inglise keeles, kas mingi nagu, need on neil tähtsad, need on nagu esimene, teine, kolmas, neljas. Põhiõigused või? Ei, ta on nagu kas dokumendi lisa või mis asi ta on ju. Aga need on tähtsad nagu, ütleme, Ameerika riigi korra tähtsad dokumendid. Kõige põhialused peaks olema. Ja siis näiteks neil on esimene amendment on usuvabadus. Ja minu arust kas kalvinistid olid need, kes võitlesid selle välja. Ja ma nüüd pärast täpselt detaili ei mäleta, aga umbes ma nagu räägin ära, et võitlesid selle välja, ja see mõte on nagu selle esimese amendmendi mõte, et keegi ei saaks usklikelt enam edaspidi ära võtta näiteks piiblit või Jumala sõna, on ju. Et neil oleks alati nagu see garanteeritud, et neil on usuvabadus. Ja siis tähtsuselt teine amendment on relvakandmisõigus. Ja see mõte oli nagu selles, et kõik usklikud ei ole nõus sellega, aga küsimus ei olegi, kas ma olen nõus või ei ole, vaid lihtsalt see on niimoodi seal Ameerika Ühendriikides. Ja teine amendment on relvakandmisõigus ja see oli ka minu arust kalvinistide poolt sisse pandud sinna ja mõte oli nagu selles, et kui keegi nüüd tahab tühistada selle esimese amendmendi, ehk võtta ära minu usuvabaduse, võtta ära mult piibli, siis minul on õigus relvaga seda ennast kaitsta. Ja vaata, ma mõtlen, et Euroopa ja Ameerika erinevus võib-olla ongi selles, et Ameerikas on säilinud siiski väga tugev kristlik või ütleme kristusihu, vaimulik tuum või selline tugev, seda on olemas, mida siin Euroopas on nagu väga vähe järele jäänud. Ja selle tõttu juhtuvad sellised fenomenid, et näiteks, et
Donald Trump saab presidendiks ja keerab kõik pea peale, eks ju. Et vaata, kui kogu süsteem oleks, siis ja kui su süsteem läheb juba nagu väga kenasti, on ju, et vaktsineerime kõik ära ja paneme kodudesse kinni ja ei tohi neid välja lasta ja kõik, et miks sa siis paned nagu selle, öeldakse, et vahet ei ole, kas demokraat või vabariiklane, et ikkagi üks ja sama süvariik juhib, on ju. No ta kunagi oli nii, jah. Aga see tekibki nagu küsimus, et kui see nii on, miks see süvariik nagu endale jalga tulistab, eks ju? Et ma lasen 4 aastaks ja siis veel 4 aastaks mehe pukki, kes asjad nagu uppi lennutab. Palju lihtsam oleks ju olnud sellest vaktsineerimise nagu sellest nagu edasi minna. Kohe ju hakati, praegu ju see von der Leyen hirmutas juba siin mõned nädalad tagasi mingisuguse uue koleda viirusega, on ju. Et oleks võinud kohe selle peale tuua ja kõik niimoodi. Aga näed, ja nüüd on ja kõik see Ameerikas olev see sooneutraalsuse asi, kõik see lennutati uppi ja nüüd inimestele antakse ju võimalus nagu võidelda oma vabaduse eest, seista oma vabaduse eest, on ju. Ei ole nagu, et röövimine on nagu okei ja poest asjade lihtsalt võtmine on okei ja et kui sa võtad seal 1000 euro eest, siis ei juhtu midagi, kui sa võtad 1100 euro eest, siis on nagu karistus, on ju. Mingi selline. Millised imelikud seadused olid osades, mitte kõigis osariikides, aga seal olidki, kus need demokraadid olid, on ju võimul. Et sa võisid poodi röövida, on ju, ja kui teatava summa väärtuses ja siis ei juhtu mitte midagi sinuga. Jah. Et imelikud asjad olid, ütleme näiteks samamoodi oli selline PLM-i liikumine seal, kus nad, ütleme, tänavatel nagu mõllasid, eks ole, ja põletasid nagu ettevõtteid ja mingeid, on ju, ja midagi ei tehtud. Kaose tekitamine, eks ju. Jah, et kõik sellised asjad ja ütleme näiteks Ameerika riigipiir tehti täiesti lahti ja tulge kes taas ja kõik maailma kurjategijad võisid sisse tulla ja tulidki. On ju. Et täiesti nagu kummaline. See on täitsa sürvärk isegi vaatad. Aga teistpidi jälle on ikkagi Kristuse ihu, vaata kohati ongi niimoodi, et see Ameerika ei ole nagu, mõnes mõttes ei ole enam elamiskõlbulik, eks ju. Aga teistpidi jälle on seal ikkagi nagu parem teisest küljest, ütleme, vaimulikust seisukohast. Vähemalt osades piirkondades on parem see olukord, see Bible Belt või mis, see piibli piirkond, kus inimesed ikkagi usklikud on. Ja äkki see on see, mis selle asja veel püsti hoiab, eks ju. Sest piiblist ka loeme ju, et kui Jumala kartus täitsa ära kaob, et siis see asi variseb kokku. Iisraeli riik oli ju samamoodi, Juuda riik, Iisraeli riik, läksid 8 rehapeami ajal, üks läheb nii ja kõik kuningad lähevad Jerobeami pattudesse. Kõik kuningad. Ja kõrval läheb Juuda kuningriik ja Juudal on niimoodi, et üks kuningas käib Jerobeami pattudes, teine, kes poeg tuleb järgi, tema kahetseb, parandab meelt, puhastab, eks ju, ennast ja riiki, siis on jälle keegi õige, siis keegi käib Jerobeami pattudes, siis on jälle õige ja see riik püsib kauem. Aga Iisraeli riik, kes käib ainult pattudes ja iga viimane kui kuningas juhib oma riigi ja rahva Jerobeami pattudesse, siis Jumal kõrvaldab selle riigi. Kõik, lõpp. Ja lõpuks läks see ka. Ja ma mõtlengi, et vaata, nii kaua kui on kogudus püsib nagu, siis kes otsivad issandat, siis Jumal nagu säästab selle maa. Jah, et vaatan, et nagu sa ütlesid siin alguses, need 2 sellist põhiõigust, eks ole. Jah. Et sul ja teine õigus, et ütleme, iga mats vist ei tohi seal relva saada, aga kui sa oled kodanik, kuidagi moodi seal mingi kontroll on vist selle asja üle küll olemas. Et
et sa võid omale osta, aga relvad, mis inimeste käes on päris võimsad. Et vaata siis kui oli siin... Kui oli PLM ja nad põletasid kõike, siis ma vaatasin ka video oli, kus siis PLM-i rahvas läks mööda ja seal oli kinnistu kellegi hoone, seal oli maja ja aed ja see inimene oli kogunud oma sõbrad ja tuttavad kõik sinna, selle aia ümber on ja neil olid automaadid ja suured püssid, et päriselt, ega sa ei lähe niimoodi, tulevahetusse võid minna, aga vaata, see oht on see, et sa saad ka surma, mis sest kasus siis on ja? Just. Ja. Nii et seal oli küllalt selliseid asju tänavatel, kus inimesed nagu organiseerusid ennast kaitsma, on ju? Ja see on inimese nagu loomulik instinkt, et kui sul hakatakse vastu ja see ongi see põhjus, miks näiteks enne näitasid Ungaris, eks ju. Inimesed, neil ei ole küll, meil Euroopas on relvad ära korjatud, aga nad organiseeruvad, nad lähevad vastu selle rumaluse, selle vale, selle kurjuse nagu vastu on ju. Täpselt samamoodi Prantsusmaal, eks ju, Pariis põleb vist rohkem kui, ma ei tea, mingi teine linn, eks ju. No Inglismaal on ka tekkinud juba selliseid suuri, ütleme, huvitavad, aga imelikud seadused on, ütleme näiteks ka Inglismaal, siin toodi, kunagi oli üks selline video, kus üks väike tüdruk ütles ühele suurele mehele, et ma ei luba su tal oli käes, ma ei tea, mis tal käes oli, kirves või midagi, et ma ei luba sul oma õe kallale minna, eks ole. Ja siis tuli välja, et Inglise politsei võttis hoopis selle väikse tüdruku kinni. No vot, et vaata, kuidas on nagu pööratud seadused on ju. Ameerikas nad ei saanud neid põhiseaduse asju ikkagi nii lihtsalt ära pöörata, et inimesed on relvastatud, nad olid tohutu palju osteti Ameerikas tegelikult tollel ajal nagu seda relvi ja laskemoona ka. Nii et räägite, et Ameerikas läheb kodusõjaks, aga ma arvan, et sellel pole nagu, seda ei saa tulla, sest tegelikult need relvaomanikud olid rohkem nagu need osariigid, mis olid vabariiklaste käes. On ju, et nad oleks teinud kohe seal puhta töö siis ju. No minu rumal mõistus ütleb nii. Et ka kes seda täpselt teab, aga nähtavasti on, et seal asi natukene neil õnnestuses keerata asi natuke normaalsuse poole. Aga ütleme, näiteks nüüd meie lootus on Jumal, eks ju. Ei, amen. Ja nüüd me elame siin Euroopas on ja meid ähvardatakse siin Venemaaga ja viirustega ja millega ja nüüd kuidas sa siis siin elama pead? Ja kui sa neid asju ei tee, eks ole, siis nad saavad tulla sulle ka lihtsalt represseerima, on ju, ja sul ei ole millegiga vastu astuda. On ju nii? Seadused on ka sellised, et seda küll. Aga me saame säilitada oma usu ja me saame kasvada oma usus. Ja Jeesus ütles, et ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Aga hingele ei saa midagi teha. Et kartke hoopis teda, kes saab ihu kui hinge põrgus hukata, eks ju. Ja seepärast meie jaoks, nagu Jeesus ütles selles teises kohas, kui ta jüngritel ütles, ärge rõõmutsege sellest, et kurjad vaimud teile alistuvad, rõõmutsege sellest, et teie nimed on kirja pandud taevasse. Et isegi kui ükskõik ta ütles nii, et vaid rõõmutsege selle üle, et teie nimed on pandud taevasse kirja. Rõõmutsege sellest. Ja mõte ongi nagu selles, et me nagu tahaks säilitada nagu seda head elu, mis meil siin need viimased, see Eesti Vabariigi aegne aeg on olnud. Aga kes ei tahaks? Nii. Aga Jeesus ütleb, et seda ma teile ei garanteeri. Aga ma garanteerin teile ühe teise asja. Igavese elu, eks ju. Amen. Usu minusse on ja.
ja see tulekuumus või see, mis maailma peale peab tulema, ka kohus, Jumala kohus on ju, et kui sa kes usub minusse, see elab isegi, kui ta sureb. jah. Ja see on meie lootus. Appi, issanda nime saab päästetud ka. Vaata, seal on sellised, ja seal öeldakse veel hästi selliseid asju, et meid, näiteks, et meid pühitsetakse ühel hoobil ja... aga vaata nüüd kus probleem sisse tuleb. Probleem tuleb sisse sellest, jälle Jeesuse sõnadest, kus on teie vara, seal on teie süda. Nii, nüüd, need viimased Eesti Vabariigi aeg, eks ju. Kuule, vaata, ma nüüd segan korra vahele. Kus on teie vara, seal on teie süda. Vaata, nüüd need satanistid jagavad matsu ära, ütlevad, et sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik. Aga tead, mis on huvitav selle asja juures või? No. Las ma jagan sulle kõigepealt. Ma jagan oma mõttekäigu, on ju. Ja, ma lihtsalt segasin korra vahele. Aga see on väga hea, et sa selle ütlesid, eks ju. Näe, nüüd, Eesti Vabariigi aeg, vaat nõukogude ajal inimesel, tavainimesel ei olnud midagi. No ikka oli. Siguli oli ju. Siguli oli ja oma maja oli televiisor oli ja mõnel oli oma maja aga neid oli nagu raske oli saada. Aga ütleme, võrreldes praegusega, oli vähem, eks ju. Aga nüüd on see buum, et on vaja ehitada, on vaja osta, eks ju, enamik ostavad laenuga, et sul oleks see, aga mõte on nagu selles, et me kogume, kellel on korter, tahab osta maja, kellel on maja, võib-olla tal jääb järgi, ostab veel korteri kõrvale, üürib välja selle, eks ju, ja rohkem, jõukam, ja nüüd see süsteem tuleb ja ütleb, et sul ei ole midagi, siis sa oled õnnelik. Ja nüüd süsteem, see kuri satanistlik süsteem tahab sinult kõik ära võtta. Piibel ütleb niimoodi, et Jeesus ütleb, ma ei garanteeri sulle seda head elu siia, aga ma garanteerin sulle igavese elu, kui sa usud, on ju. Nii. Ja nüüd see süsteem tuleb ja tahab sult selle kõik ära võtta, mis sa kogunud oled. Ja nüüd, vaata, probleem on selles, et Jumala sõna on Jumala sõna. See kehtib. Ja sa ei saa seda ära tühistada. Ja Jumala sõna on see, et seal, kus on sinu vara, seal on sinu süda. Ja kui ka usklik inimene on kogunud siia piisavalt palju vara, siis Jumala sõna ütleb, et tema süda on selle küljes. Ja nüüd, kui... Ta võib olla selle küljes, aga ei tarvitse. On sellised inimesi ka, kellel ei ole süda selle küljes, aga palju vara. Tänu Jumalale. On ju vist selliseid ka? Või on see aktsioon? Ei oska, Jumal teab. Jumal teab, on ju. Ma loen, mida Piibel ütleb. Jeesuse sõna on see, kus on su vara, seal on su süda, on ju. No jah. Nüüd, kui tema, vaata, see on ka, vaata nii, nagu ma näitasin see noor naine, on ju, kes oli ka rikas, eks ju. Kes oli rikas ja ütles, et kui ma peaksin 1 000 000 korda valima, siis ma valiksin Jeesuse. Tema annab mulle igavese elu. Kui tema vara on seal, siis ta süda on ka seal. Kui ta ei pea seda, mis tal siin on, oma varaks. Jah. Nii et see on võimalik. Et kus on sinu vara, seal on sinu süda. Igas mõttes. Aga see tähendab seda, et minu vara, ma ei loe seda oma varaks, vaid see on minu vara, on ju. Nii. Aga nüüd maisel inimesel on selline tee on tegelikult väga raske. Jeesusega niimoodi nagu seepärast, et hingevaenlane on siin, tema kiusatused, kõik vaatab, Paulus ütleb, või see Johannese kiri ütleb niimoodi, silmaimu, lihaimu, elu kõrkus ei ole isast, vaid on maailmast. Ja Jeesuse, kui sa tuled läbi näiteks Uue Testamendi,
siis ikkagi see mõte nagu jookseb, et mõte läbi Uue Testamendi jookseb niimoodi, et müüge ära oma vara. Ma räägin maisest varast, on ju. Nüüd, jüngrid said päästetud apostlite tegude alguses. Jeesus ütleb, et müüge ära oma vara. Nüüd läheb apostlite tegudes, püha vaim tuleb, Jeesus läheb taevasse, püha vaim tuleb 4 pühipäevil. Täidab koguduse, usklikud saavad täis püha vaimu ja mis nad teevad? Müüvad ära oma vara. Aga vaata, kuidas nad said selle ära müüa? Ma ei räägi, et sina või keegi teine peab oma vara maha müüma. Ma räägin sellest, et nüüd usklik nägi midagi, mida ta teised ei näinud. Mooses nägi Hebra 11 midagi, mida tavaliste silmadega sa ei näe, aga sa näed nagu vaimuliku ilmutuse saad. Ta nägi, et kannatus Kristuse pärast, pidades kannatamist Kristuse pärast suuremaks rikkuseks kui Egiptuse aarded. Ja selle tõttu ta keeldus pidamast ennast Vaarao tütre pojaks. Moosesel olid nagu, tal ei olnud üks maja, üks auto, üks, ma ei tea, eesel on ja. Tal oli terve Egiptuse vara. Ja ta loobus, aga kuidas ta sai loobuda? Seepärast, et ta nägi vaimusilmadega, nägi Kristust. Nägi Kristuse kannatust ja ütles, see on suurem rikkus. See on suurem rikkus ja see usk, Piibel ütleb niimoodi, usu läbi Mooses. Usu läbi ta sai lahti lasta selle maailma asjadest, eks ju. Nüüd, Laodikea kogudus, tal oli ka kõike küllalt. Ta ütles, tänu Jumalale, mul on kõike küllalt. Ja Jeesus ütleb talle, sa ei teagi, et sa oled pimealasti vaene ja niimoodi. Osta minult kulda, osta silmasalvi, et sa näeksid. Ja vaata, seepärast ongi niimoodi, et nüüd on see, et kui palju me usklikke oleme näiteks niimoodi, et mul on siin seda maist vara nii lõpmata palju on, aga mu süda ei ole selle küljes. Et see ei ole mu vara nagu. On ka selliseid vist. Jumal teab, on ja. Aga Jeesus tegi testi. Tuli noor mees, Jumal, ma armastan sind. Mis ma veel pean tegema? Ta ütles, üks asi, müü ära. Nii? Easy peasy. Pane turule, müü ära ja siis see raha anna vaestele ja siis tule järgi mind. Nii. Ja Jeesus kohe nägi, kus ta süda oli. Nii. Ja vaata, kui me praegu nüüd tõmbame selle asja nagu tänapäeva on ju praegusesse aega. On ju, kui me siin praegu ütleme inimestele, et kui sa nagu õige usklik tahad olla, et siis mine kohe müü oma vara ära. ja see, ma mõtlen seda isegi, et mis nendest, vaata, seal oli ju, nad uskusid kõik seda, et varsti on Jeesus tagasi, on ju. Nad kõik uskusid seda. Jüngrid ka. Neil Jeesus ei ütelnud ju täpselt kuupäeval, pole siiamaani ütelnud seda. No võt, ja mis neist sai, nad müüsid oma vara ära, aga nad pidi ikkagi lõpuks edasi elama, sest Jeesus ei tulnud. Ma olen mõelnud, et nad pidid ju kuskil edasi elama. Ja vaata nüüd see küsimus on see, et nüüd sa pead usaldama Jumalat. No jah, et ega nad nälga ei surnud. On ju. Ja vaata nüüd, ja ma olen palju selle peale mõelnud, näiteks Jumal saatis mind ilma rahata Indoneesiasse perega. Sina võid seda juttu rääkida, jah? Ja ma palvetasin ja ma olen mõelnud selle üle, et vaata, kui sul on ma mõtlen sinu naise peale. Tavaliselt on ikka naised need, kes seisavad sellistele asjadele vastu. On ju. Mees on hulluks läinud, tahab minna nagu missionäriks kuskile, ma ei tea, tont teab kuhu, see on ikka päris kuskile pärapörgu on ju. Nii nagu sa läksid ju.
ja koos naisega vist ju. Koos perega, jah. No võt. Koos lastega. Ma mõtlen, tavaliselt naistel on nagu rohkem nagu sellist tervet mõistust või nad kalkuleerivad, et kuule, meie ellu seal. Ja ikka ta tuli sinuga kaasa. Vaata, abiellumise alguses ma arvan, et see oli äkki 6 aastat või kui palju, kus ta ei olnud nõus tulema. Ja ma pusisin ja susisin küll, eks ju, aga ta ei tahtnud. Ja siis ma otsustasin, et vaat see sama, et Jumal, sinu tahtmine sündigu. Nii. Teekäija tegi minust artikli ja ma ütlesin seal ajakirjanikule, et Leo Paldre oli see. Ütlesin, et kui ma peaksin ka elu lõpuni elama siin Tartus või isegi kui ma peaksin elama terve elu nagu vanglas, ühes kongis, siis koos Jeesusega ma olen nõus seda tegema. Isegi kui mul mitte midagi siin selles elus ei ole, mul on vanglakong, eks ju. Aga mul on Jeesus, siis mu elu pole siin. Ma olen siin võõras. Noor ja tuline usklik. Ja ma ütlesin Jumalale, et ma võin elu lõpuni elada Tartus ja ma olen ikka õnnelik. Ma võin elada elu lõpuni Tartus ja ma olen ikka õnnelik koos sinuga. Aga siis 96. aastal ma sain äkki südames, et uksed on lahti. Ja kujuta ette, mu abikaasa sai ka. Ja kui me läksime slummi, siis naistel on jälle tarkust, ja ma läksin slummi, ma otsisin elamise koha. Üks niisugune ruum nagu see, eks ju, tühi. Seal oli üks aken, üks uks, üks lambipirn laes ja üks lüliti ja üks koht, kust voolu võtta. Muud mitte midagi. Ja siis ma üürisin, ütlesin, et ma olen nõus seda üürima, et me tuleme siia slummi elama. Ja siis aga pere oli nagu mingisuguses odavas hotellis seal ja ma läksin, et ma leidsin elamiskoha ja siis nad ütlesid, me tahame vaadata seda, kuhu me siis kolime. Ja siis me sõitsime bussiga läbi selle linna mingi pool tundi, eks ju, sinna slummi juurde ja läksime seda vaatama ja Agne on hiljem nagu rääkinud sellest ja tunnistanud, et kui ta seda nägi ja kui ta sealt tagasi tuli, siis ta nuttis. Ta ei taht sinna minna. Iga normaalne naine ei tahaks. Ei taha. Ja siis seal oli need nagu suurtes linnades on need ülekäigu jalakäijate sillad, metallist, mis lähevad üle kiirteede või niisuguste teede, peamagistraalide. Ja siis selle silla peal me kõndisime ja siis ta oli seal pisarates ja seal samas Jumal ütles talle, see on sinu koht nagu, et see on sinu kodu või niimoodi. Ja siis ta nõustus ja me elasime seal. Selles slummis pärast. Aga vaata, see, mida ma olen nagu mõelnud, on see, et nüüd, kui sult võetakse ära see kõik. Vaata, ma segan sulle korra vahele, eks ole. Seal oli ikkagi vajalik see, et sinu abikaasa lõpu oli nagu nõus ja ta sai mõlemal korral ta sai selle selguse otse Jumalalt. Et see ei olnud mitte nii, et mina olen perekonna pea ja sa pead mulle kuuletuma. Ja nii ei olnud, jah. Nii ei olnud. Ei. No võt, jah. Nii ei olnud. Mõlemal korral ta sai Jumala käest ise, et tulla, eks ju. Ja oli nõustus nagu. Aga vaata, see mõte ongi nagu selles, et nüüd meie süda ja Piibel ütleb, et süda on, kuidas ta ütleb, kavalam. Kui ütleb küll. Nii, mul ei ole enam meeles, kuidas see oli vanasti, mul oli peas see. Süda on kavalam kui raadiokuulaja nüüd tsiteerib, eks ju. Niimoodi. Ja nüüd meie süda tikub olema kinni selle maailma asjade küljes. Ja seda Jeesus sellele noorele mehele ilusti tõestas ka. Ta ütles, et mina olen täitsa vaba. Jeesus ütles, väga hea, proovime. Müü ära ja korras on ja. Aga vaata, see ei olegi nagu selles, et sa pead nüüd selle ära müüma või et siis sa oled nagu vagamusklik või midagi õigem, eks ju.
vaid sa pead tegema seda nagu, mis Jumal inimesele ütleb. Ja näiteks need Safira ja need müüsid ka, aga nad müüsid vale südamehoiakuga ära. Ja Peetrus ütles niimoodi talle, sa ei pidanud üldse müüma. Jah. See oli sinu oma. Jah. Sa ei pidanud seda müüma. Ja kui sa müüsid, siis see raha oli sinu oma. Sa ei pidanud seda andma kirikule. Jumal ei ütle, et anna mulle, on ja. Aga vaata, see küsimus on nagu selles, et mis Jumal nagu inimese südamesse paneb. Ja nüüd ma räägin nagu teisest vaatenurgast, et me oleme nende aastatega, me kogume omale asju järjest juurde. Ja meie inimese süda tikub nende asjadega juurde külge jääma, kinni. Nii see on. Nii. Ja nüüd, kui nüüd tuleb see kuratlik süsteem, et võtta sinult ära selle. Kõigepealt ta võtab automaksuga, maksustab sult autot käest ära, on ja, sa pead liinibussi minema, siis ta maksustab sul maamaksuga majad käest ära või maad käest ära, on ja. Kõige lihtsam on tal see, et ta teeb digiraha. Ja. On ju, ja siis ta ütleb, et sa võid just nii palju osta, kui me sul lubame. Ja. Kõik. Nii. Ja nüüd, kui sa oled riigi sõnakuulelik, siis ta lubab sulle rohkem, on ja. No siis sa võid ja kui sa ei ole riigi sõnakuulelik, siis sul on vähem, on ja. Ja nüüd, kui sult võetakse ära, siis iga kord, kui sult ära võetakse, piire tõmmatakse järjest kokku poole. Sinult võetakse vabadust ja sult võetakse see, mis sul on. Ilusate sõnade saatel. Ilusate sõnade ja sinu kaitse saatel, eks ju, sinu kaitseks, kõik demokraatias käib sinu heaks, sinu kaitseks. Siis mida vähemaks sul jääb, seda rohkem sa nagu vingud ja seal. Aga miks? Sest meie süda on selle maailma küljes. No. Aga kui sa loed Heebrea kirja, siis sealsed usklikud, nad nägid elu teistmoodi. Nad ütlesid, me oleme võõrad ja majalised siin maa peal. Meie elu on seal, mitte siin. Ja Piibel ütleb niimoodi, nad võtsid rõõmuga vastu oma vara riisumise. Jah, nii on kirjas. Ja vaata, see ei ole väliselt. Ja see ongi niimoodi, et sa oled vaba. Ja kui tuleb see, kes iganes ta on, vaba müürlane või keegi või euro see mingisugune ametnik ütleb niimoodi, et nii, sõber, sina ei tohi seda teha, toda, on ja me võtame sul maja ära või auto ära või midagi, eks ju. Siis sa oled vaba nagu, sa oled südames vaba lahti lastma nendest asjadest. Olgu, võta, kui tahad. Jaa, see on kõik nii, eks ole. Aga nüüd ütleme, toome teise näite. Sina oled, sul on väikesed lapsed, on ju. No, kui väiksed nad enam on. No nii väiksed enam ei ole. Nii väiksed, jah, aga kui sul on, ütleme, lapsed, sa oled pereisa, sul on kena perekond ja siis sa kasvatad neid kristlikus vaimus. Ja siis tuleb mingi euroamet, või ma ei tea, mis ametnik äkki, või on sellised seadused, et sa kasvatad oma lapsi valesti, me võtame nad ära ja paneme nad, riik kasvatab nad õiges vaimus. Mida siis teed? Kas siis on püssi vaja? On ju? Noh, see on palju keerulisem värk tegelikult. Jah. On ju nii? See on, vaata, seal on vaja Jumala tarkust, kuidas sellises olukorras käituda, eks ju. Ja. Näiteks Taavi Usta on sellest olukorrast läbi käinud. Päriselt ka. Et riik on tahtnud tema lapsi ära võtta. Nii? Just sellise kristliku kasvatuse pärast. Ma arvan, mis iganes, aga ütleme niimoodi. Et kui on normaalne pere on ju ja siis tahab ära võtta. Ja siin on vaja nüüd Jumala tarkust, eks ju. Et üks võimalus on, neid võimalusi on mitu, mida Jumal annab, eks ju. Näiteks Piiblis on ka, osad müüsid oma vara ära, osad ei müünud. Ta ütleb, et kui sa oled majas ja näed Jeesus tulemas, ära mine alla oma seda asju võtma, on ja.
jah. et kõik ei ole nagu, et nüüd mina ei saa öelda inimesele, et nüüd sa pead kindlasti nii tegema. Mina ütlen inimesele, et juurdume Jeesusesse, juurdume Kristusesse ja Piibel ütleb, et ärge muretsege sel päeval, mida rääkida, ütelda. Küll püha vaim juhatab, on ju. Aga kui sa nüüd oled sellises olukorras, siis lapsevanemana ma võin öelda, et see on äärmiselt valus teema. Lahutamine. Ma ei kujuta ette näiteks, kuidas vaata, me ei tea, kuidas me teatud olukordades käitume. Me ei tea, aga nüüd ütleme, sa saad, võib-olla me käitume nii, nagu Oru Pearu ütles Andrese kohta, et ta lööb lihtsalt maha. Üks lööb maha. Ja. Teine saab näiteks Piiblis sellise kirjakoha, et tark näeb hädaohtu ja poeb peitu, rumal läheb edasi ja saab nuhelda. Ja. Ta võtab oma pere ja kaob siit. Just. Euroopa Liidust. Pühib selle tolmu jalgadelt ja on läinud ja läheb sinna, kus jälle, ega seal ka lihtsam ei ole. Sa pead elama siis kuskil põgenikelaagris võib-olla või midagi niimoodi. Kolmas võib-olla on nii, et aga kui sa oled nagu vastu, vaata, on selline väljendus ka, et valmistu halvimaks, aga looda parimat. Ja kui sul on selline oht, on ju, siis lõppkokkuvõttes on niimoodi, me püüame päästa oma seda maapealset elu, eks ju. Me püüame päästa seda maapealset elu ja sellesse maapealsesse ellu on patu tõttu sisse kirjutatud valu, südamevalu. Füüsiline valu, südamevalu, nii. Ja nüüd, Jeesuse õpetus on see, ärge kartke neid, kes hinge võivad või ihu võivad tappa, aga hingele ei saa midagi teha. Tähendab, kogu kuradi rünnak on suunatud muidugi ka hinge vastu, et ta läheks põrgusse, on ju. Aga kui ma usklikuna olen, siis palju on suunatud minu kui füüsilise inimese vastu, mu perekonna vastu, mu vara vastu, eks ju. Sinna on need rünnakud suunatud. Ja hingevaenlane suunas oma rünnakud näiteks Iobi vara vastu. Ta kaotas oma selle vara. Ja ta ütles, Jumal on andnud, Jumal on võtnud, Jumal olgu kiidetud. Ta oli võimeline sellest lahti laskma nagu. Kui kerge või raske see oli, aga ta vaatas Jumala perspektiivist. Ja Jumal andis, Jumal võttis, tänu Jumalale. Aga ta jäi kindlaks nagu Jumalale. Siis hingevaenlane pani ta käe nagu tervise külge, ta kraapis ennast poti killuga ja see ei olnud talle kerge. Nüüd, see valu, mis on nagu perega seotud ja lapsevanematel nagu lastega seotud, siis valmistu nagu halvimaks, aga looda parimat, ei pruugi nagu kõige halvem olukord tulla, on ju. Mõtlemegi üle, eks ole. Aga nüüd ütleme, see kõige halvem olukord on see, et ja ütleme, ma loodan, mulle ei tule, sulle ei tule, on ju. Aga praegu on peresid. Ma tean Eestis, eriti Soomes, Rootsis, Norras, eks ju, Saksamaal. Kui lapsed on ära võetud, jah? Tead, kui ma õigesti mäletan, siis näiteks kas ametlik statistika Saksamaal on niimoodi, kas iga 8 või? Ma selle numbriga võin eksida. Iga 8 Ukraina põgenike laps on ära võetud. Saksa riik võtab Ukraina peredelt ära. Miks? Vot miks? See süsteem on kuri, eks ju. Ma räägin sellest süsteemist. Aga põhjendused tuuakse mis iganes. Soomes on nii, et sul peab olema igale lapsele peab olema oma tuba, on ja sul peab olema teatav sissetulek, et sa saaksid nagu katta nende laste koolitumise vajadused ja siin oli mingi aeg tagasi kui Vene pere, see oli enne siis, kui veel Venemaad ei vihatud nagu, Vene pere läks, noor pere, ma ei tea, kas 2-3 lapsega läksid Soome, Rootsi läksid elama. Ja lihtsalt see on üks näide, aga neid on palju nagu.
ja läksid Soome elama ja see pere ja neil oli, kõik oli hästi. Nii kaua, kuni ema jäi haigeks ja ta viidi nagu haiglasse selle haigusega. Ja siis sellel isal ei olnud enam seda sissetulekut üksinda ei olnud enam seda sissetulekut, mis nõuti, jah? Mis nõuti kas 2 või 3 lapse kasvatamisel. Ja riik tuli ja võttis talt need lapsed ära ja see pannakse niimoodi, et pannakse kuskile teise perre ja siis jäetakse vahele mingi 200 kilomeetrit ja öeldakse, et isa võib külastada oma lapsi näiteks alguses on nii, et iga nädala 1 korra ja pärast on iga 2 nädala tagant 1 korra, et harjutada, võõrutada lapsed oma päris vanematest. See süsteem on nagu kuri, eks ju. Mm-hmm. Ja siis see isa, mis ta tegi, oli see, et ta ühel hetkel, kui kohtumise aeg, ta varastas oma lapsed nagu ära. Ja põgenes, ma ei tea, mis kanaleid pidi, aga ta põgenes Poola. Ja ta põgenes Poola ja siis, aga Poolas kas piiri peal või kuskil see, vaata, meil on Euroopa Liidus on ju kõik ühtne, see politseisüsteem ja niimoodi. Ja juba Rootsi oli kaebuse esitanud, et lapsed on nagu röövitud, eks ju, ja see inimene ja Poola kas piirivalve või kuskil lennujaamas või raudteejaamas sai ta kätte selle perekonna. Ja nüüd Rootsi nõudis neid lapsi tagasi. Ja siis Poola ütles, et me ei anna tagasi ja Rootsi ütles, et annam küll ja siis tuli kohus ja Rootsi saatis, Rootsis tuli lastekaitseametnik neid lapsi nagu tagasi viima, eks ju. Aga Poola ei andnud ja siis tuli kohus ja Poola argument oli see, et on usuvabadus ja see oli kristlik pere. Aha. See oli kristlik pere, aga lapsed võeti ära ja pandi moslemite pere juurde elama. Ja siis, et Rootsi on sellega neid reegleid rikkunud. Et ta pani kristlikud lapsed, kristliku kasvatusega lapsed pani teise usu perekonna juurde. Ja ta ei andnud neid tagasi. Ja rootslased läksid tühjalt tagasi oma kodumaale ja nüüd see vene pere, nad said kokku uuesti, isa ja lapsed olid koos, sõitsid üldse Venemaale tagasi nagu. Nii et ja seal nad naisega ka koos. No naine, kui ta haiglast tuleb välja, tema saab tagasi pere juurde minna. Just. Aga vaata, Skandinaavia maades see on tegelikult äri, sest inimesed tahavad seal on saada, mitte lapsi ei taha saada, nad tahavad raha teenida. Ja riigis on selline süsteem, et riik on nagu, ütleme, heaoluriik ja nad ütlevad, et me aitame nagu vaeslapsi. Või kellel ei ole ema-isa või kes on ema-isa juurest ära võetud või midagi nii. Ja nüüd, kui inimene on nõus, keegi teine inimene on nõus sellise vaeslapse oma perre võtma, elama, siis riik selle lapse pealt maksab talle lapse mingisuguseid päris häid summasid. Ja nüüd selleks, et seda raha saada, siis inimesed kirjutavad avalduse, et tal on näiteks suure maja, tal on 1 tuba tühi, et ma võtan 1 lapse veel oma koju või 2 last. Ja ta kirjutab avalduse, et mina olen nõus neid lapsi kasvatama. Ja tema lootus ei ole mitte see, et ma tahan hirmsasti neid lapsi kasvatada, vaid ma tahan seda raha saada riigilt. Ja nüüd on see nõudlus laste järele on nii suur, neid, kes tahavad kasvatada, on valmis kasvatama, neid on palju rohkem kui lapsi endid. Ja nüüd riik hakkab võtma iga tühja tähja asja pärast, võtab ära lapse normaalsest perest ja annab sinna ja maksab sinna. Ja siis rahavood, kuidas kanditakse, mingi ametnikud saavad ka sealt vahelt. Kõik saavad söönuks, ja. Aga see pere lõhutakse ära ja see ongi kuradi plaan.
Ja vaata nüüd, kui sa tuled selle juurde, et kui see on see oht, on ju, siis nii nagu Heebrea kirjas kristlased ütlesid, et nad võtsid rõõmuga vastu oma vara riisumise. Ja kui see on see oht, me ei tea, milliseks see elu läheb või kujuneb, on ju, siis mis ma tahan öelda, on nii nagu see Harri Aamer ütles seal oma raamatus, kui ta oli selles kommunisti, selles politsei või miilitsa selles või KGB või mis iganes keldris ta kuskil oli, et te võite mul silmad välja torgata, aga te ei saa keelata mul vaatamas taevasse. Et vaata, kumb on sulle kallim, kas silma nägemine või maja? See on kõik õige. Ja vaata. Jutt oligi just lastest. Ja nüüd ma tulen laste juurde ja kõige raskem olukorra juurde. Just. Et kui on oht, et sult nagu, sa palvetad, et seda ei juhtuks, aga see vene pere ka, neil võeti ära, on. Ja nüüd, kui sul on see oht, eks ju, et sult võetakse ära, siis, ja ta on sul võib-olla koputab juba ukse taga või midagi, siis ometi saad sa oma lastele õpetada ka kõige, nii nagu ka sõja ajal on, et kui ma ei tule enam tagasi, ma lugesin näiteks Kambodžas, kui oli Khmer Rouge'i valitsus, siis kõik intellektuaalid tapeti lihtsalt ära. Kui sul olid prillid, sind tapeti ära, sest sa olid tark, seepärast, et kus sa prillid said, sa lugesid. Tähendab, sul pidi siin peakollus midagi olema, on. Ja prillidega lasti kõik maha. Ja nüüd see naine, ta on praegu Ameerikas, aga ta kirjutas väga hea raamatu oma lapsepõlvest, kui see Khmer Rouge'i valitsus tuli ja siis see isa nagu varjas oma haridust ja kõik, ta oli vist kooliõpetaja või midagi ja siis nad kõplasid seal, tegid tööd ja tohutult nagu varjas, tal oli 2 last. Ja siis väiksed lapsed olid ja siis üks päev ta näeb, et need kaadre, ütleme sõdurid tulid tema sinna, kus nad olid sisuliselt nagu orjatöö oli see Khmer Rouge'i ajal. Ja ta teadis täpselt, mis nüüd juhtub. Nad olid viisakad, ütlesid, et tule meiega kaasa ja tegelikult viiakse põllu taha või väikese künka taha, lihtsalt lastakse maha. Nad ei lasknud maha ka. Neil polnud nii palju püssikuule, nad ei tahtnud raisata, löödi haamriga lihtsalt pea lõhki selja tagant. Ja nüüd see isa, tal on 2 last ja tal on naine ja ta teab, need sõdurid tulid tema järele. Ja siis ta läheb koju, ta ütleb sõduritele, et sõdurid on viisakad, tulevad, ütlevad, et kas sa oleksid nõus korraks meiega kaasa tulema, meil on abi vaja. Ja ta teab täpselt, mis see on. See on ta viimane kord. Ja ta ütleb, et kas ma võin korraks, ma käin toas ära ja siis ma tulen. Ja siis ta läheb koju, ta ütleb, et ja ta annab nagu lastele juhised, eks ju, et minge, ma ei mäleta täpselt, et minge riiki, minge ära siit ja ärge kellelegi öelge, kes te olete, mõtelge omale oma uued nimed ja ärge kellelegi öelge, kes teil isa on. Ja ta, sisuliselt nagu sa annad nagu tema võib-olla usklik ja on, ta andis saatuse hooleks, me anname Jumala hooleks ja siis ta läks tagasi, ta läks sinna künka taha, ta löödi haamriga, löödi auk pähe on ja oli kõik, eks ju. Ja nüüd need lapsed olid vend ja õde, üks läks ühes suunas, teine läks teises suunas ja see väike tüüruk pärast kirjutas selle raamatu, eks ju, oma elust. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et Jeesus ütleb, et ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Ingel ei saa mitte midagi teha, kui sa oled nagu selles viimases olukorras, et sa pead nagu lastega nagu hüvast jätma, nad ei saa sind enam kasvatada. Siis
ometi sa saad lastele ütelda enne kui sa lahku lähed või enne kui see oht nagu päriselt nagu käes on. Et kui see oht tuleb, on ju, me palletame, et seda ei ole, aga kui see tuleb, siis number 1. Meil on igavene elu. Me elame siin maa peal ainult üürikese aja. 20, 30, 50, 70 aastat on ju. Ja siis on igavene elu. Kui sa hoiad Jeesusest kinni ja ma hoian Jeesusest kinni, siis siin need kurjad inimesed lahutavad mind mõneks ajaks. Aga seal ei saa meid kunagi keegi lahutada. Nii et seal me saame uuesti kokku. Ära muretse, on ju. Teiseks, kui nad praegu sind viivad ära, ma püüan su kätte saada. Ma püüan su uuesti kätte saada seaduste kaudu või mingil muul poel, aga kui ma ei saa, siis ühel päeval saad sa täiskasvanuks. Hoia Jeesusest kinni ja täiskasvanuna oled sa vaba. Ja me oleme jälle koos. Nii, ja. Tähendab, kelle käes on võit? Meie. Ja, nii. Usu läbi on meie käes võit ja nad ei saa mitte midagi teha. Mitte midagi. Sest nad ei saa hingele mitte midagi kahju teha. Jah. Ka kõige halvemas olukorras on võit minu käes, Jeesuses Kristuses. Jah, ma mõtlesin seda, et ta lasi lihtsalt nagu, nii lihtsalt andis alla, on ju, lasi lihtsalt endal, tal ei olnudki vist mingit võimalust. Seal ei olnud enam võimalust. Jah. Ta oli, see isa oli nagu, ta oli nii kaua vastu pidanud, paljud ei pidanud üldse nii kaua. Noh, see pool raamatut või pikalt kirjutas, kuidas... Need olid punased seal, on ju, kes? Khmer Rouge, jah, see oli Pol Pot oli just, see, kes... Nad tapsid seal tohutu palju oma rahvast. Jah, väga palju. Ma käisin selles koolimajas, on ju, koolimajas, kus oli selles, aita öelda see... sa isegi käisid seal kohal, ma olen Kambodžas käinud 2 korda ja seal selles pealinnas on, Phnom Penis on see koolimaja, mis oli nende see kõige see vangilaager, eks ju, kus piinati ja kõik niimoodi. Ja seal kõige viimasel korrusel need raudahelad olid veel alles seal, eks ju. Raudahelad olid alles seal, kus, ja ma mõtlesin, et väikestele lastele nagu milleks sa paned nagu 3, 4, 5 aastase lapse, sa paned nagu raudahelatega põranda külge kinni, on ju. Kõik, aga selles elus on, meil on lihtsalt see, ja seal oli niimoodi, et nad polnud veel koristanud ka, seal sai niimoodi, et nagu lähed nagu kuskil trepist alla kuskil ja seal olid veel need vanad riided tollest ajast. 40-50 aastat vanad, eks ju, kõik nende tapetute või nende vangide riided ikka sinna samma praalt vedelevad seal veel. Ja siis oli, muidugi nende pealuude muuseumid, kus terved need seinad või on nagu inimeste pealuudest nagu mõne need augud sees, eks ju, kuklates. See massi tapmine, genotsiid oli meeletus. Oota, aga see ideoloogia, mis selle nagu milleni see viis, kust see tuli? Kas see oli ka mingi marksismi nagu mingi vool? Punased meerid, ma mäletan, et neid nimetati. Aga ma lugesin tol ajal, ma tundsin huvi ja ma lugesin, aga ma praegu ei mäleta nagu. Aga marksismist on need asjad nagu kasvanud välja sellised. Ju nad on, jah. Nii nagu Hiinaski oli ju. Hiinas ja Venemaal ju täpselt samamoodi. Ega me ütleme, et venelased on kurjad. Vene rahvas kannatas kommunismi all täpselt samamoodi nagu meie. Ja võib-olla isegi veel rohkem nagu neid nagu hukati ja tavalisi inimesi nagu kristlasi. Bolševikud võitsid ju oktoobri revolutsiooni. Kristlasi ju, usklikke ju hukati. Huvitav, et eks ole, see on ikkagi nagu see marksism iseenesest on praegu üle maailma ju. Näiteks Ameerikas oli, ütleme, need vasakpoolsed, need on ju marksistid sisuliselt. On ju? Seda on igal pool. Me läksime Euroopa Liitu marksistlikust Venemaast või Nõukogude Liidust välja ja läksime teise marksistlik, sotsialistlik, ma väga palju seda niimoodi uurinud ei ole, aga see süsteem ise on kuri.
täpselt samamoodi tegelikult nagu praegu läänemaailmas valitsev satanistlik süsteem. Nojah, jah. Liberaaldemokraatia, mis on nagu, demokraatia on siis vabadus on ju. No mis vabadus see on? No tegelikult, vaata nüüd see Soomeski oli see, ma ei tea, kas kuu või tagasi, kunas see käis, see von der Leyen käis Soomes ja pidas kõne tänaval ja rääkis sõnavabadusest ja üks, ma ei tea, kas ta tudeng oli või keegi filmis või midagi, või küsis talt mingi küsimuse. Ja seal samas politsei võttis ta kinni. Nii? Et, ja viis ära ja pärast, et pandi kinni nagu mingiks ajaks. Ja siis, ja vaata, ja nüüd see, aga see kõik jäi nagu ühe video peale. Et von der Leyen räägib, et siin on hea, et me siin oleme ja me kaitseme sõnavabadust ja nüüd see tudeng küsib siin midagi ja selle sõna pärast, mida ta rääkis, politsei võtab ta seal samas kinni ja viib ära. Nii. Sõnavabadus. Soomes. Ja teine mul on samamoodi, kus ma ei tea, kas ta oli ajakirjanik või blogija või keegi, pandi vangi selle eest, eks ju. Et ta jälle mingit valest asju küsis või tegi või ma mäletan. No Inglismaal on see praegu ikka päris hull. No Inglismaal oli see ju kaitseminister Exet ju seal NATO tippkohtumisel ju andis neile nii, et tolmas. Et panite inimese kinni, kes ei teinud mitte midagi. Mõttepattu tegi. Seisis kas Šotimaal või kus ta oli, seisis abordikliiniku ees. Ja mõttes palvetas. Ja politsei küsib, et mis teed siin, et palvetan, mille eest palvetad, ma palvetan, mul see sugulane läks sinna aborti tegema, ma palvetan, et ta ei teeks. Ja pandi vangi. Ja Exet rääkis selle seal NATO tippkohtumisel Saksamaal välja ja noomis nagu, et vaata, see ongi see, et Ameerikas on see sõnavabadus nagu säilinud ja terve mõistus on praegu ka, ütleme seal valitsuses nagu olemas on ja. Aga see, mis praegu nagu Euroopas järjest rohkem, aga võib-olla see peabki nii ära mädanema, et rahvas nagu vastu hakkab sellele rumalusele nagu. Et lõpuks nagu järjest rohkem inimesed saavad aru, et see on nagu jama on ja. Kui saavad. Kui nad ei ole ära tinistatud. No vaat, sul oli see esimese saate alguses see pilt on ja, et ajud on eemaldatud ja oma peaga enam ei mõtle, eks ju. No jah. Selle kohta on ilus näide selle lameda maa kohta. On ingliskeelses maailmas on selline ütelus, et on 2 gruppi inimesi. Ühed mõtlevad, et maakera on ümmargune ja teine grupp inimesi mõtlevad. On nii öeldud, jah? Jah, on selline ütlemus. Ühed mõtlevad, et see on ümmargune ja teine grupp inimesi mõtlevad. Nii, jah. See on väga mõtlema panev ütlus sul praegu siin. Aga vaata, meil enam ei mõelda, sest inimene tal on kiire ja nüüd ta toitub nagu sellest peavoolumeediast, eks ju. No jah. Aga peavoolumeedia söödab sulle ette nagu narratiive, mis on konstrueeritud narratiivid. No jah. Ja nüüd, kui sina ise ei mõtle, sa ei kasuta oma aju, on ju, siis nagu, siis ongi niimoodi, et sa lähed niimoodi ja sind juhitaksegi, nii nagu see on, et mu rahvajuhid on eksitajad, nad muudavad valeks su radade suuna. Ja Piibel ütleb, ja juhitaksegi teadlikult tervete rahvaste suund valesse suunda, tapale. Nagu, ma enne rääkisin, nagu neid lehmi nõukogude ajal veeti. No, eks need veetakse praegu täpselt samamoodi, ja too vaene loomakene ei teagi, et ta tapale läheb.
ta arvab, et teda viiakse haljale karjamaale ja või tegelikult nad vist ikkagi aimavad ka, kui ta juba sellisesse seltskonda seal on või sellise koha peale, eks sellel on mingisugune niisugune no loomal on ka oma hirm. Loomal on omad, ega loomad ei ole nii rumalad, kui me arvame. Eks nad ikka jagavad asja. Kui ma slummis elasin, vaata moslemitel on siiamaani on Ramadani lõpus Ramadan on 30 päeva ja Ramadani lõpus on erinevates keeldes öeldakse see moslemite kalendri aasta kõige tähtsam pühitsus on Ramadani lõpupäevad on see Indoneesia keeles oli Idul Fitri, mõnes keeles on ta Aidil Fitri, no ühesõnaga see. Ma ei tea, mis ta eesti keeles tähendab. Aga seal on see, et seal on ka see ohvri toomine. Ja nüüd, kellel on rohkem raha, see ostab lehma ja kellel on vähem raha, see ostab kitse, eks ju. Ja nüüd me olime nagu slummis, vaesed ei jõua osta, aga on niimoodi, et rikkad ostavad vaestele ostavad neid loomi, ohvriloomi. Ja siis, kui me elasime seal slummis, siis meie vastas oli iga aasta toodi kitsesid, väga ilusad kitsed olid. Väga ilusad kitsed olid ja kaugemal oli lehmasid ka, sellised hallivärvi lehmad olid. Aga kitsed olid hästi ilusad, pikkade kõrvadega sellised ja teistsugused kui meil. Ja nüüd need kitsed, keegi oli siis ostnud need ja siis need olid meie maja vastas ka, seal seoti nagu selle mingisuguse aiaposti külge ja siis lapsed olid seal ümber ja vaatasid ja kõik niimoodi ja siis kitsekestele kõik tõid eina ja mingisugust, anti süüa. Ja tol polnud häda midagi, aga nüüd, kui see ohvri toomise päev kätte jõudis, siis sa võisid, kui nad hakkasid seda looma siduma, siis tegelikult ma olin ka seal lähedal mõnikord ja siis ma nägin, et nende loomade silmades oli hirm. Ja. Nad ei teinud häält ega midagi, aga nende silmades oli hirm. Ja moslemid tapavad tänase päevani, nad tapavad nagu kõri läbi lõigates. Isegi selline asi nagu kana või ükskõik mingisugune, kui ma ostan turult nagu elava kana, siis see tapmine on nagu kõri läbi lõikamisega, et vere välja laskmisega. Ja nüüd need kitsed ja lehmad oligi nii, et kaevati maa sisse auku, kuhu see veri valati, see ohvri veri. Ja siis loomal seoti esikäpad kinni ja tagakäpad kinni ja siis ta oli nagu külili maas ja pandi pea sinna augu kohale pandi laud ja pea pandi sinna laua peale. Niimoodi, et kael jäi täpselt sinna augu kohale. Ja siis tehti seal palve ja see rituaalid tehti ära ja siis lõigati see kõri läbi ja voolati. Aga see loom, kes seal oli, siis ma ei saanud seal midagi sekkuda, eks ma ei lähe sinna, et kuule päästke ära või midagi niimoodi loomakaitse nagu. Aga sa näed nagu tema silmades on hirm. Mm-hmm. Jah. Vot. Jah. Aga võit on meie käes. Amen. Ja vaata, see ongi see, et sellepärast see Hebra 11 ütlebki niimoodi, et nad igatsesid kodumaad ja kui meie pilk on nagu sellele, et me oleme võõrad ja maalised siin maa peal, kui meie tegelik elu ei ole mitte see, vaid see, mis tuleb, siis meil on palju lihtsam lahti lasta nagu selle maailma asjadest, mis nagu Jumal Jeesus ütleb, et need saavad meile koormaks siin ja mille külge meie süda jääb siin.
ja nüüd, kui tuleb süsteem, mis hakkab sult seda neid asju nagu ükshaaval ära võtma, eks ju, siis kui su süda on selle küljes kinni, siis see on väga valus. Aga kui su süda on Jeesuse küljes, siis sa oled võimeline nendest, nii nagu Hebra kiri ütleb, et nad võtsid rõõmuga vastu oma vara riisumise. Ja isegi siis ma ei ütle, ütleme, ma olen ikkagi inimene, mul hingeliselt on valus, aga mu südames on lootus, isegi kui tullakse nagu väga paljud inimesed, millest tänasel päeval läbi lähevad, kus nende lapsed ära võetakse, siis ka siin ei ole kuradil võitu, kui mina püsin temas. Sest ka see on, vaata, Jeesus ütles, et isegi sellised, me ütleme, et mis see tähendab, aga Jumala sõnad, et kui keegi armastab seda rohkem kui mind, on, see ei ole mind väärt. Aga see ei tähenda, et ma pean nüüd, mõni võib-olla ütleb samamoodi, et nagu see, et sa pead oma venda ja naist ja lapsi vihkama, on ju. Et piibel ütleb niimoodi, on ju. No tegelikult, kuidas see on nii tõlgitud, eks ole. Jah, aga see, vaata, see mõte tegelikult, Jumal on teinud perekonna ja Jumal on teinud niimoodi, et lastel on vaja turvasüsteemi, see on tema ema-isa. Ma vaatasin, kuidas eile käisin lastega seal Sky Pargis Tallinnas ja seal olid vaheaeg ja emad-isad tulevad oma lastega ja siis ma kõrvalt niisama vaatlesin nagu. Ja ma vaatlesin, kuidas, ma ei teadnud, võõrad inimesed, võõrad emad seal oma lastega ja ma vaatasin, kuidas nagu need lapsed nagu nad rõõmutsevad, saavad hüppa minna, aga see ema, kes neid tõi sinna, see isa, kes neid tõi, nad armastavad neid, need vanemad armastavad oma lapsi, on ju, samamoodi nagu mina armastan oma lapsi. Ja ometi on niimoodi, et selles elus on ka nii palju valu ja vahest on nii, et sa pead sellest armastussuhtest nagu lahti laskma. Või see julmalt lihtsalt rebitakse sul katki, on ju. Kui ma matsin oma lapse, eks ju, oma esimese poja Danieli, siis jälle ma rääkisin sellest teekäija artiklis, selles samas, et ma ei ole niimoodi, et ma panen oma poja matustel, ma panen valge ülikonna selga, laulan halleluuja, on ju. Ma nutsin lahinal nagu lihtsalt seda maist, ma olen inimene. Ma armastan oma last, ma igatsen ta järele, ma nutan nagu selle pärast, aga see nutt ei ole lootusetu nutt. Ma ütlen nii nagu Taavet, et ta ei tule enam tagasi, aga ma lähen tema juurde. Ühel päeval ma näen teda jälle ja täpselt samamoodi on nende lastega, kes meil on praegu, ütleme, näiteks elavad või käivad koolis või midagi nii. Ja kui mingisugusel põhjusel see armastuse suhe rebitakse ka ära, siis praegu on minu nagu vastutus valmistada mu lapsi ette, ütleme ka selleks, et midagi juhtus, on ju, kõik. Et tema teaks, kuidas näiteks ka edasi minna, ükskõik mis siis tuleb, on ju. Me loodame muidugi, et ei tule ja paljudel ei juhtugi niimoodi. Ja tänu Jumalale sa võid armu sees ja kõige sees. Aga kui olukorrad on keerulised, näiteks nagu Ukrainas sõjaolukord, eks ju. Mõtle, nüüd oli ju see, nad Ukrainas lasid selle sõjaväkke võtmise nivoo allapoole, 23 eluaastat vist. Või on praegu veel 24, ma ei mäleta. Aga see Zelenski, need hakkasid vastu, need hakkasid mässama, need noored. Ja ta ei surve alla, siis ta lasi vabaks selle, et need kuni 22 vist võivad riigist lahkuda. Ta sai palju kriitikat selle eest, aga tohutult poisse, kes praegu liigub, lähevad Ukraina, nad ei taha surra seal. Kes jäävad ellu? Nad ei taha surra sealt Zelenski eest, eks ju, või korrumpeerunud valitsuse eest. Nii, ja nad meeletult lähevad ära. Aga nüüd mõtle, sa oled 18, Eestis 18, sa oled 10. 11. klassi poiss, on ju.
mina lõpetasin küll 17-selt keskkooli. Aga sa oled keskkooli seal kuskil keskel või lõpus. Aga sa pole nagu isiklikku oma ellu veel läinud, on ju. Ja nüüd sa pead põgenema nagu välismaale. Sul ei ole seal võib-olla on tuttavaid juba ukrainlasi ees, aga sul ei ole. Ja seepärast on palju neid Ukraina poiste kampasid nüüd Poolat terroriseerimas, seal Lõuna-Poolat seal. Poolakad on nii vihased selle peale, et neil on, nad terroriseerivad, varastavad, röövad, sul ei ole tööd, ei ole midagi, ei ole pere, ei ole, anja, sa oled katki. Sind on kodumaalt ära rebitud, sind on perekonnas, sa oled pidanud põgenema, anja, ema, isa saadavad ära ja nüüd Poola või need äkki ei ole isa ka enam. Isa ei ole ka tõenäoliselt enam, anja. Ja perekond on katki ja nüüd sa oled üksinda seal, on ja välismaal on ja tööd ei ole, süüa tahad. Ja siis ongi nii, et terroriseeritakse seal seda kohalikku elanikkonda ja poolakad muidugi ei salli seda. Ja nüüd need Poola või need Ukraina ettevõtjad, kellel on poed või mingisugused ettevõtted, kellel on vaja töölisi, ütlevad, et esiteks läksid poisid ära välismaale. Aga nüüd lähevad poiste need tüdrukud ja pruudid ka ära. Ja poiste emad lähevad ka ära. Nii et sellega, et sa lasid lahti nagu piiri, et poisid võivad ära minna, läheb tegelikult ära 3 gruppi inimesi. Lähevad ära poisid, poiste pruudid ja poiste emad. Kõik lähevad välismaale. No jah. Aga vaata, see on see... Kõik tahavad elada ju. Kõik tahavad elada ja see on sinu turvasüsteem, eks ju. Ema süda on ka ju, kuidas mu see 18-aastane poiss seal välismaal hakkama saab. Ma lähen pesen ta sokid ära, keedan talle suppi, on ja. No ja kes tahab minna sinna, sest seal nad räägivad, et kes lähevad ikka kindel surma ootab ees, kui sa ikka lähed sinna rindele. Ja sa oled välja õppimata ka, on ju, ütleme, küllalt palju on ju seda ka. Enamasti nii on. Jah, nii et sama on Vene poolel ju sama asi. Et huvitav, et see ongi üks kummaline, kogu see värk on niivõrd keeruline ja kummaline, kogu see sõda meis siin tähendab, seda sõdavärki mustvalgelt võtta ei saa. Üks on kuri ja teine on hea, näiteks on ju. Kogu see värk on seal selline segane värk. Kogu see sõjavärk, see on kellegi poolt fabritseeritud hoopis ja nii edasi. Sellest ei tohi üldse rääkida, sest selle eest meid pannakse kuskile. Sellest ei tohi rääkida, jah, ei tohi rääkida. Siis on... See, mida sa arvad. See on ka niimoodi, et nii nagu sa algus ütlesid vaktsiinidega, eks ju. Riik oli nii polariseerunud. Ja nüüd ka selle sõjaga seoses on riik nii polariseerunud. Ja nüüd, kui sa seda torgid, siis igal juhul sa kohe saad omale... Saad kuskilt, ühelt poolt sa saad toetuse, teiselt poolt sa oled kohe nagu vihaalune, ja sama teema on näiteks Iisraeliga, Gaza sektoriga, täpselt sama, ja seal see, mis seal kõik inimeste vastu tehakse. Vaata, kui lõhenenud me oleme siin isegi rahvusena, on ju. Aga, ja nüüd sa rääkisid mingisugusest grupist, kellest sa ei tohi rääkida, aga see ongi nende eesmärk nagu lõhestada. Ja lõpuks, kui sa lähed selle grupi nagu peamehe juurde, siis kelle eesmärk on lõhestada? Inge vaenlane, eks ju. Täpselt. Lüüa lõhesid, lüüa kiile inimeste vahele, suhetesse, perekondadesse vahel, sellesse. Nojah, nii on. Aga teistpidi on jälle niimoodi, mis kirikus toimub suur vennastumine ja suur vennastumine. Jälle kahtlane värk, eks ole? Ühise mütsi alla. Jah. Ja ära räägi midagi albania, ära räägi midagi... nagu ma enne näitasin. Ühise kala silma või kala sellise mütsi alla. Ja.
juhtida kõik Rooma kiriku mütsi alla, onju, ja siis liita selle juurde veel kõik ülejäänud mitte konfessioonid, vaid usundid, budism, islam, see hinduism. Ja praegu see asi nagu huvitavalt nõnda liigubki, kes tahab näha, see näeb, et noh, katoliku kirik praegu ajab asju islamiga näiteks on ju. Nii need asjad liiguvad. Ja vaata, seepärast ongi, meil on vaja püsida, juurduda Kristuses ja tunnetada ära, mis on nagu tõde. Jah. Seepärast, et muidu kui sa ei tunne Jumala sõna, sulle aetakse nagu ükskõik, igaüks ajab sulle nii nagu pähe, jah, räägib sulle, et see on kõik puhas kuld, eks ju, ja tegelikult nii nagu ma teises saates rääkisin, sulle piirde sellega, kuidas siin oli, aga nad su rahvajuhid on eksitajad, nad juhivad su rajad valesse suunda. Ja süstemaatiliselt ja teadlikult juhitakse mitte ainult rahvaid, aga Kristuse ihu. Ja Kristuse ihu saab juhtida sellepärast, et Kristuse ihu ei käi koos Jeesusega. Vaata, kui sa käid koos Jeesusega, siis Jumala vaim ütleb sulle ära, see ei ole õige. Vaat Piibel ütleb, et Jumal juhib meid oma rahu kaudu. Ta annab meile teada, ta näiteks on vaimude eristamise and, eks ju. Sa saad aru, sul tuleb tunnetus, vaimulik tunnetus, et see ei ole õige või et see on õige. Ja nüüd, kui sind juhitakse kuskile, sa enne kuskil ütlesid, ma ei tea, kas eraviisiliselt või saates, et on selliseid signaale, et tahetakse korraldada vale ärkamine, mis ei ole... ütleme, see võib olla Ameerikast, võib olla nii midagi Ameerikas või kuskil, aga see mõte on nagu sama, et ja siis hologrammidega lastakse suur Jeesus taevasse, on ju, niisuguseid mõtteid on ju. Ja nüüd, et rahvas, Kristus ja kristlased nagu lollittada, on ju, et Jeesuse teine tulemine, tähendab lavastame selle, teeme ise selle, on ju, mingisuguse eesmärgiga. Muideks, ma ei tea, kas see on tõsi või ei ole, aga ma juba 10 aastat tagasi kuulsin, siis kui oli lahe sõda, siis, et ameeriklastel oli selline tehnoloogia olemas, et kuidagi, et sa said raadiolainetega, ma täpselt ei mäleta, aga põhimõtteliselt mingisuguse tehnikaga sa said niimoodi tekitada, et inimene nagu kuulis, ei tule kõlarist see heli, et inimene siin nagu kuuleks, et nagu talle räägiks keegi kõrgemal. Ja siis nad kasutasid Iraagi lahe sõja ajal niimoodi, sest vastased olid moslemid. Nii? Ja siis nad suunasid selle tehnika sinna vaenlase ridade peale ja panid seal selles araabia keeles, et mina olen Allah, Jumal on ja visake relvad maha. Mingi sellise sõnumi on ja siis need vaesed kohe tõmbu, eks ju. Ma ei tea, kas see on tõsi või ei ole, kas selle tehnika on olemas või ei ole, aga nüüd, mis ma tahan öelda, on see, et ingemaenlane tahab meid igal juhul ära petta. Ühel või teisel viisil. Ja nüüd vale Jeesuse tulemisega ja Piibel hoiatab ka, et lõpuajal, et ta tuleb ja teeb suuri imesid ja tunnustähti, kui võimalik eksitada ka välja valituid. Ja nüüd sellepärast meil on vaja olla valves, seepärast, et meid tahetakse eksitada. Ja kui tullakse, ütleme, kas see on vale Jeesuse tulemine hologrammina taevas või vale ärkamine või mingi asi, et Jumal on meile kinnitanud, et me vaimus tunnetame ära selle, kas see on õige või vale. Aga kui ma ei tunneta seda vaimus ära, siis ma lähen ju selle valega kaasa. Nii on. Nii on. Okei, nüüd me oleme need asjad siin paika pannud kõik, eks ole? Ma ei tea. Mis on õige ja mis vale. Selge, et ma arvan, et me pidime muidu mingitel teistel teemadel rääkima, aga meie jutt läks
praegu sellise teema peale või selliste asjade peale, mis pidigi tulema. Sa ütlesid niimoodi, et teeme nii nagu priilased. Jah. Ja kuidas priilased teevad? Jah, hakkavad pihta ja siin nii, kuidas vaim juhib. Ja no nii läks. Nii me tegime. Nii, et täna olid siis stuudios priilased. Aga miks mitte, eks ju? Jah. Kas priilasi praegu ka on olemas? Vähemalt priikogudused on olemas. Nime poolest on priikogudused. On olemas vähemalt 2 priikogudust nime poolest siin kandis. Aga kas priikoguduse liikmed on priilased? Vaat seda ma ei tea. On, näiteks Saaremaal on üks nimeliselt priikogudus, on Eikla priikogudus, siis Hiiumaal on üks priikogudus. See on siis... Aga tervitame neid siis. Jah. Hiiumaal priikogudus on, näed, mulle tule see koha nimigi meelde praegu, Kärdla ligidal. Et jah, kogudusi on olemas. Küllap nad on siis. No vaata, tegelikult kas see... võidulaul on see olen Jah, see on tegelikult priilaste laul vist. No näed. Jah, sealt see nimi on tulnudki ju tegelikult. Ja nad nimetavad seda, et see on ainukene eestimaine äratusliikumine. Teised kõik on toodud sisse. Imporditud. Nelipüülased, baptistid, metodistid, kõik on välismaised liikumised. Priiliikumine on ainukene siis kodumaine äratus ja see oli põhiliselt, ta oligi nagu taludes. Nii ta liikuski. Aga ta oli muidugi palju võimsam väliselt. Sina olid ka priilane ju? Võimsam väliselt kui nelipühi liikumine. Et jah, minu sa käid priilaste vaimus siis? Minu kogudus oli ka tegelikult vist priikogudus. Jah. Ja vaata, mis hea asi välja tuli, pildiraadio. Peaksid panema priiraadio või pildiraadio. Jah. Kuigi prii tähendab ju tasuta. Või vaba. Või vaba, jah. On ju. Ma olen prii. See tähendaski, et ma olen vaba. See on nagu, ütleme, see vanem eesti keel vist oli. On ju. Aga see on prii. See on tasuta. Jah, ka nii öeldakse. Jah. Aga me olemegi saanud tasuta ju tegelikult. Jah. Tasuta pileti taevasse. Jah. Nii on. Nii on. Palade priikogudus, nüüd tuli mulle meelde, on veel. See on Kärdla ligidal Palade priikogudus. Nii et jah, ma olen nendes kõigis käinud. Eks me oleme üldiselt praegu kõik ühesugused. Sellised korralikud usklikud. Jah, nii et aitäh sulle, Egon, jälle siia tulemast. Vaatame, mis edasi saab. Okei.